3 aastat tagasi külastas Tallinna 4,5 miljonit väliskülalist. See arv on kukkunud 500,000 möödunud aastal. Lootus, et eelmine suvi parandab ettevõtete olukorda, osutus asjatuks. Võrreldes niigi kehva ülemöödunud aastaga langes käive mullu veel ligi 1/3 võrra. Me räägime sellest, mis toimub IT-sektoris ja kõike sellest, aga siin on ka sektor, siin on ka inimesed, neil on haridused, neil on lapsed, neil on perekonnad, neil on elu, nad tahavad näha tulevikku. Aga millist tulevikku nad näevad, kui seda ei lasta neil näha? Tallinna pakutav üürisoodustus on kuni 80%. Seda antakse linna äripindu kasutavatele toitlustajatele, kaubandus- ja teenindusettevõtetele ning ööklubide omanikele. Ja sellest soodustusest on hetkel väga suur abi, sest piirid, kuigi riik justkui ütleb, et meil on piiranguid ei ole, siis piirangud on väga karmid. Koroonareeglid, millest tuleb kinni pidada, et seda riigi poolt väita, et justkui piiranguid ei ole, on vale. Linn omalt poolt toetab lisaks üürisoodustusele ka reklaamikampaaniaga. Kui välisturiste on vähe, aitab siseturism hädast välja. See on väga paljudele ettevõtetele keeruline olukord ja ega see aasta algus ei ole kunagi lihtne olnud, eriti praegu talvisel ajal, kui me vaatame ka energiakriisi seisu. See puudutab umbes 50 ettevõtjat kesklinna linnaosas. Paraku saab ettevõtja lööke mitmest küljest. Tal pole võimalik täies mahus tegutseda ja elektrihind võtab oma. Valitsus laiutab siiani vaid käsi. Inimesed soovivad käia, inimesed soovivad koos peredega käia ja see kiirtest on kindlasti palju parem näitaja kui see, kui ma seda kiirtesti ei tee, mul on QR-kood olemas, aga tegelikult võin ma olla ju täiesti samamoodi positiivne ja liikuda ringi, eks ole. Ettevõtjad on valitsuselt palunud kiirtestide taaslubamist või siis lahtioleku aja piirangute lõpetamist.